Tere hommikust, siin Hispaania ja tänased koroonateated Hispaaniast. Viimase 2 ööpäeva jooksul on haigestunud 2 kassi. Niisiis, see oli jälle näide sellest, et koroona möllab ja täiega möllab. Ja tõesti, meie 2 armast kassi, meie kass Sass ja kass Ivan Valgekäpp on haigestunud koroonasse. Kass Sass ehk täisnimega Salomon, niisugune tore inglise siledakarvaline, erakordselt ilus, vitaalne kass jäi väga viletsaks ja aina viletsamaks umbes üleeile. Ja väike kass siis Ivan Valgekäpp oli alguses väga terve. Sass jäi aina viletsamaks, see tähendab seda, et kass ei olnud enam vitaalne ja pikutas ühes kohas ja ei tahtnud süüa, ei tahtnud juua ja see oli üleeile. Väiksem kass oli alguses väga heast toonuses ja käis suurt kassi vaatas pea viltu. Eile hakkas suur kass, see Sass, paranemismärke andma sellepärast, et meie ravisime teda. Ja me ravisime väga lihtsalt, kuna nad on meie armsad kodakondsed peamise kodaniku Karriga muidugi, meie väikse koeraga, kes oli ka liputas saba ja oli seal kõrval. Ravisime väga lihtsa meetodiga. Nagu ikka ravitakse neid olevusi, kes on meile väga armsad. Ja selleks saab lihtsalt rakendada niisugust ravi, mida teab iga ema. Iga ema teab seda. Kui tema laps on haige, siis ta paneb oma käe lapse peale. Ja kas ta silitab teda või hoiab kätta peale. Instinktiivselt teeb seda iga ema. Absoluutselt iga ema, ma rõhutan, iga ema. Ja väga paljud isadki, täpselt samamoodi, nad panevad oma käed haige lapse peale ja hoiavad. Mida siis nüüd edasi tehakse, see on juba iseasi. Tegelikult sellel hetkel, kui terve inimene paneb oma käe või käed haige peale. Ja loomulikult, kui see haige veel on lähedane ja kas ta on siis kass või sinu laps või sinu koer või sinu mees või sinu naine või sinu isa või sinu ema või sinu sõber, seal vahet ei ole, kui sa tunned empaatiliselt, sa tahad olla toeks. Ta on sulle armas, ta on sulle kallis, tahad toeks sellele armsale inimesele olla, siis pane oma käed tema peale. Ja kui sa oskad palvetada, siis palveta. Kui sa ei oska, siis hoia lihtsalt käsi ta peal. Aitab sellest, kui sa hoiad ka tema kohal. Mina teen seda alati hoides pea kohal. Osad nimetavad, et see on reiki. Kristlik maailm tunneb kristluse sünnist saadik seda käte peale panemisega. Käte peale panemise kaudu tervendamise, uue elujõu andmise, mida iganes. Tänapäeval tunnevad seda normaalsed, empaatilised mehed täku andmisena. Kui üks empaatiline mees sõites näeb tee ääres kurva näolist teist liigikaaslast seismas kurvalt, siis ta saab aru, et sellele on vaja täkku anda, sellepärast, et tema aku on otsas. Ja siis peetakse auto kinni ja võetakse välja vaat need asjad, krokodillid ja antakse täkku.
ja see väsinud ja kurb teine auto upsti läheb tööle, juhul kui ta ei ole täiesti surnud. Enamjaolt on just aku probleem, mille pärast autod ei taha käivituda. Seda me mehed ju kõik teame, see on enamjaolt. Ja nii lihtne see ongi, ja see ongi nagu kokkuvõte tänastest uudistest, koroona uudistest Hispaaniast. Ja mis me siit välja loeme? Loeme välja, et pane käed peale. Kui see, kes on sulle kallis, lähedane, ja sa annad talle osakese oma elu jõust, elu energiast, sa annad talle nii-öelda täkku. Ja see töötab. Minul töötab see täiega. Iseendast ja oma võimekusest rääkimine tekitab uhkust. Ja seepärast ma seda ei räägi. Sellest peab keegi teine rääkima. Seia võib sellest rääkida muidugi lõpmatuseni, sellepärast, et nii nagu temalgi on see võime, on mul see võime. Ja me toetame ennast kõikvõimalikul kujul, kui meil on mingisugused terviseprobleemid. Klassikaliselt on seial, nagu naisel ikka, peavalu kallis sõber, kes ründab stabiilselt. Aga see on juba järgmine saade ja järgmised jutud. Selle lihtsa meetodiga käte peale panemisega on võimalik saavutada väga hea tulem. Ja tulem on see, mis oli jutu alguses, et meie armas kass Sass on uuesti terveks saanud ja ta on küll veel natuke nõrgakene ja ei silka veel ringi, aga ta silmad on selged ja vitaalsus on taastunud ja see on töötanud. Väike kass, seevastu Ivan Valgekäpp on väga haige praegu ja ei taha üldse liigutada ja silmad on väga viletsad. Nii et siinkohas ma nüüd lõpetan ja lähen teda tervendama. Tee seda oma lähedasegagi. Kui sa teed seda usus, sa ju usud seda, ma ju nii lihtsalt rääkisin. See ei ole mingi müstika. Siis sa, kui sa ei tee terveks seda, kellele sa seda lihtsat meetodit rakendad, kelle peal, aga sa annad talle kindlasti leevendust. Kindlasti annad sa leevendust. Nii et tee kohe proovi, sest haigeid on meie kõrval alati väga palju. Head päeva sulle!